tere taas kõik kanali jälgijad. Täna siis plaanis esimene vabast veest ahvena püük. Et eile käisin siis Pärnu jõel veel jää peal koha püüdmas. Näitan väikest kokkuvõtet ka sellest. Tabasin siis ühe mõõdukala ka. Ja veel näitan siis väikest kokkuvõtet Peipsist. Nimelt siis veealuseid kaadreid käisin ma siis ühte vähe kvaliteetsemat kaamerat seal katsetamas, millel on ka siis salvestusfunktsioon. Nii et ühesõnaga lähme siis vaatame, kas tabame täna mõned riibulise ka ja siis vaatame neid teisi klippe siia vahele. Nii, esimene vise siis kala juba tõi, et ei jõudnud ma siin kaamerat külge panna, kui mõtlesin, teen ühe viske ja tuli siukene ilus, ma olen siuke 200-ne päts, kõht ilusti marja täis. Vaatame siis. Ja alustasin püüki Fanatic hipnoosiga, värv siis 001 ja siin on siis selline mattroheline 7-grammine pirn ja rakenduseks on G-Krieg ja siin ees on siis 0,2 fluorokarbonist lips. Kasutan sellel hooajal siis uut fluorokarbonit ka. Näete sellist favoriidi oma, Jaapanis tehtud. Ja mulle meeldib juba see pakend, et muidu kui selle rulli paned lihtsalt siia kuskile, siis jookseb sealt selle pealt maha ja on sassis, et selle sisse on ta hea panna, siis ta ei lähe sul siin laiali. Vaat. Aga hakkame pihta, siis vaatame, palju siit õnnestub täna neid kätte saada. Nii, ja nüüd võttis ära. Et täna ikkagi, ma arvan, on natukene vara. Et kala on üsna passiivne, et see esimene võtt, mis ma ja kala, mis ma sain, et see oli see esimese viske õnn nii-öelda. Aga no vaatame, äkki siin päeva peale, kui läheb soojemaks, siis muutub kalada natukene aktiivsemaks, aga no kala on jälle ilus. 200 grammine ikka. Nii, ja läheb kotti. Laseme ilusti vere välja ja et tahab täna hästi pikka meelitamist saada. See kala oli tunda, et tuli hästi pikalt järgi. Ja vahetasin ka siis, kui ma enne püüdsin 7-grammise raskusega, siis nüüd panin 5-grammise. Et tegelikult veetase on kevade kohta erakordselt madal, et see aasta sellist asja nagu suur vesi vist ei tuulegi. Et ei ole ju, ei sadanud talvel ju väga lund ega ei ole kevadel nüüd siin ka vihma väga tulnud. Et saab püüda kevadel kohe selliste kergemate asjadega. Opa, ja kus nüüd pani paugu, Opa, ära mine. See lõi juba väga ilusti. Aga kalal ei ole väga suurust, et söögikalad on. Aga ei midagi väga suurt. Aga mats oli võimas. Et mine sa tea, võib-olla nüüd oli käsi selles, et natukene kell oli lihtsalt liiga vähe. Mis kell see kala siis aktiivseks muutus? Kell saab kohe 10. Raks ja nüüd istus jälle väga tugevalt otsa. No, see on juba selline ilusam kala. 200 grammi kindlasti. Tule. Nii, on mul küll täna siis see kafka kaasas, aga sellega ei ole midagi teha. Et siit pigem vaata, et alla ei libise, et üsna ohtlik värk veel. Aga see on siis tänase päeva suurim. Väga ilus. Kõht on ilusti punnis marja täis. Et selle marja sööme ka ära, kui me saame nüüd natukene rohkem, siis mina teen ahvena marjast pannkooke. Et väga maitsvad. Panen võib-olla, kes siis tahab, panen koostisosad ka siia
ekraanile korraks, kes tahab proovida. Et väga mõnus suutäis. Nii, ja käib üks sabastne pistamine siin. No näete, sellest hipnoosist siis nii palju on järgi. Vaatame, kas me siit seda värvi leiame. No ma arvan, et kindlasti leiame. Midagi neid katkiseid silikoni juppe maha ei viska. Kõik paneme ilusti koju. Viskame prügikasti. Nii, hipnoos. Kuulge, aga siin nalja ei olegi veel. 2-3 tükki on seda värvi. Siin on muidugi seda sama värvi, seda tagerit. Aga ma ise pakun, et praegu hetkel toimib väiksem võdik palju paremini. Et loodan, et siis kui need otsa saavad, et ma leian karbist ka midagi muud, mis neile meeldib. Nii, ja nüüd istus siia midagi otsa. No tule. See pani ka üsna sellise järsu matsu, päris ilusas mõõdus kala, jah. Opadi, sellist otse tõsta on juba natuke ohtlik. Ilus päts. No see on 300 kindlasti juba. Väga ilus kala. Oba! No nii. Aga ei midagi väga suurt jälle. Tule. Oba, turb hoopis. Näete, kus sellele meeldis ka see hipnoos. Haamrilöök oli korralik, et ma mõtlesingi, et nii tugeva võtu pani, aga näed hoopis selline tegelane. Et siin eelmise hooaja lõpus õnnestus mul üks 1,5 kilone saada landi peale. No nii, mine tagasi. Oks. Vägev. Nii, ja nüüd siis võib-olla vaataks siis väikese kokkuvõtte eilsest kohapüügist Pärnu jõe jääl. Ja täna olen juba siin nokamüts peas ja püüan ahvenat. Et selline kevad siis. Nii, jõudsin siis peale. Jääolud on väga head. Pealt on jää veel üsna kõva. Et ei ole ta veel hakanud siin pulka minema. Kaldad olid juba tegelikult üsna vesised, aga paar päeva saab ilusti peale. Ilma igasuguste probleemideta. Aga enne siis paari sõnaga varustusest ka. Kasutan siis endiselt Karmini Livescope'i komplekti LVS 34 andur ja näete, pilt on põhjas täpselt selline, mida tahaks näha. Aktiivselt liikuv valge kala ja siin vahel tõenäoliselt nillib siis koha ka. Ja on mul siis püügi valmis 3 ritva, 2 sellist vähe tummisemat kaigast ja siis on üks selline natukene kergem variant, mis on siis selliste suuremate põikide ja väiksemate viibide jaoks. Tootja on siis Teia ja mudel on Sander X kuni 30 grammi testiga. Ja siis teine on Sander X Lucky John ja siin peal on siis Piscifani rull, mis nüüd jõudis mulle kahjuks hooaja lõpuks, et ei jõudnud ma tagasi väga püüda. Et sellel on siis ka siis see siduri kärin peal, mis ma arvan, et see annab sulle lihtsalt selles mõttes parema kontrolli, kui peaks tulema suurem kala, sa tunned neid sööste paremini, kui sa seda siduri häält ka kuuled, aga põhiline on see enda püügi, mõnu ja sound, et see annab asjale palju juurde ja siis viimane on Asseri kõige jäigem kaigas, kuhu siis lähevad kuni siuksed 130 milli pikad viibid otsa, et hästi jäik ja siin on siis Team Tubna päästikuga rull ja liinid on siis peal, neil kahel on 0,3 fluorokarbon kattega tamiil ja sellel on 0,26. Selline lugu, mis siis veel uut, siis on veel puurihoidjad, mille saatis mulle siis
Juha Gearmarketist, et need eelmised plastikust, mis ta mulle saatis, siis ma oma lohakuses suutsin ühe ära lõhkuda. Ja see on nüüd selline tummine, kõik see on roostevabast ja et ühesõnaga, kes endale ka tahab, siis minge vaadake Gearmarketist, jätan lingi siia video alla, saate endale ka soetada. Vot selline lugu, aga hakkame nüüd siis püüdma. Oba! Jäi otsa. No nii, hopsti. Nii õrna võtu tegelikult ei saanud arugi alguses. Ja esimese kala tabamiseks läks siis üle tunni aega. Sain siis 3-4 võttu. Aga otsa ei jäänud nii ja see on siis... No, saba pigistab kokku, siis on 47, seega mõõdukala. See tuleb minuga koju kaasa. Väga ilus ja tuli siis sellise kollase ja lilla seljaga Relax Wagneri peale. No näed, esimene olemas. Ma näen. Purgis. Opa, pani ära. Väike raisk. Tuli nagu rakett sealt alt. Visikene. Oba. No nii ja tuleb kala number 3. Väga väike. Nüüd siis panin otsa Relax Wagneri Vampiir. Et see on see talv tegelikult päris palju kala toonud. Oba, nüüd pani ära. No nüüd on ilusam kala ka. Vist. Või tundub ainult. No natukene, jah. Aga ikkagi väike. Seda ei hakka isegi mitte mõõtma. Noh, korraks võib veel visata. Ja 42. Noha. Oba, pani ära. No nii tuleb. Tuleb nüüd siia kaablisse minna. On ka väike, noh. Ei lähe see kala suuremaks. Tervitina. Selline on siis Pärnu jõel see talvine hooaeg see aasta. Tervitina. Et jah, selle hooaja suurimaks kalaks jääb mul siis 54 sentimeetrit. Aga enamus, no siukseid kutsikaid olen saanud, ma ei tea kui paljusid. Üle 100 kindlasti. Nii. No tule. Start recording. No nii, läheb. Hopsti. Nii, sina lähed ka kotti sinna teiste juurde. Nii palju mul nüüd siin on. 3, 4, 5, 6 tükki. Nii, ja nüüd istud otsa jälle. Tule. Vahetasin siis värvi ka. Vabennatel ka ju tujud seal jää all, eelistused muutuvad päeva peale. Et selle 0,01 võtmise lõpetas ära. Ja panin siis selle 2,2 tolise ja see on nüüd 0,2. Et nagu ma enne mainisin, käisin ma siis Peipsil katsetamas ühte veealust kaamerat, Focus Fish, ja sain ma siis mõned head kaadrid sealt, mõned head võtud ka pilti. Et tollel päeval kala võttis küll tegelikult väga halvasti, et käisin ma siis Varnjas.
aga midagi õnnestus jäädvustada, nii et vaatame mõne klipi sealt ka. Selline video siis sellel korral oli, et kõik, kes te veel siis plaanite veel jääle minna, siis nüüd kindlasti ujuvad kombed selga, naasklik kaela, et enam nalja ei ole. Et enda kogemuse põhjal võin öelda, et viimane jää on palju ohtlikum ja ettearvamatum kui esimene jää. Et võid sa sealt sellisest 30-40 sentimeetri paksusest jääst vabalt läbi kukkuda, nii et ei tee teist nägu ka. Et olgem ettevaatlikud. Aga sellega täna ka lõpetan. Tellige mu YouTube kanal ning näeme juba järgmises videos.